Ja alustades tänase seminariga, siis nagu korraks alguses juba nimetasin, et selle tänase seminari nagu päevakorra slaidid või põhipunkti programm on meie sündmuse veebilehel slaididena on avaldatud, et saate sealt järgi vaadata, kus me parajasti oleme ja mis veel tulemas on. Mind aitavad siin täna seda seminari läbi viia mõned meie maailuvõrgustiku innovatsiooni poole kolleegid. Need on siis Konstantin, Agnes, Liisa ja Annika, kes siis meil jälgivad järjest sõnumeid ja juhivad minu tähelepanu olulistele punktidele, et ma liiga kiiresti mööda ei jookseks. Kui teil on küsimusi, siis nemad saavad chatis teid aidata või muud moodi aidata. Pealkiri seminarile on omapärane innovatsioonilaagri veebiseminar. Põhjus selles, et meil oli eelmisel peaaegu 1,5 aasta jooksul on olnud 2 sellist innovatsioonimetoodikate laagrit ja nende laagrite meeldetuletamiseks siis selline veebiseminar. Tuletame meelde ja vaatame, kus me praegu oleme ja õpime midagi juurde ka. Ja tänast päevakorras on 3 punkti. Esiteks natukene tagasisidet, mis asi on innovatsioonivõrgustik ja mis ka veidi tagasisidet AKISE mõttele. Teine osa arutelust on tagasiside selles, mis me eelmistes laagrites rääkisime ja mis ja kuidas on asjad-lood muutunud, mida on tarvis edasi mõtelda. Ja viimases osas on meil üks materjal ühest Euroopa projektist, aga millest on võimalik õppida ka meil siin iseenda tööks kui ka oma tulevaste projektide elluviimiseks. Soojendusharjutuseks täna on meil Mentimeeter. Kostja paneb chatti kohe meile selle Mentimeetri koodi. Meil on jah paar sellist põnevat küsimust. Aga ma ootan, et rahvas on nii aktiivne tegelikult. Päris ilus pilt siis, mismoodi Eestist inimesed kokku liiguvad. Hetkel nüüd aga annaks võimaluse jagada ekraani Agnesele ja Agnes näitab meile lühikest 2-minutilist videot selle kohta, mis toimus viimasel innovatsioonilaagris. Aga nüüd tuleks selle juurde, et veidi tausta või räägiks seda, et miks me üldse innovatsioonilaagrit teeme, miks me kokku saame ja mis sellest tulla võiks või mitte ei tuleks. Siis alustan seda mõtet sellega, et suur ja populaarne sõna tänapäeval, sõna AKIS, et seda on püütud mitmeid kordi joonistada. Et kui ma toin selle slaidi välja erinevaid viise, kuidas AKISt kirjeldada ja joonistada, siis esimene siin üleval vasakus nurgas on circa aasta 2013 Euroopa kõrgetasemelise töörühma, mis on SCAR-AKIS nimelise joonistus, mida kõik üks innovatsioonivõrgustik või teadmiste vahetamise võrgustik hõlmata võiks. Päris palju tegevusi ja tegelasi peal. Teine pilt on siis enam-vähem praeguses ajas kehtivast Euroopa Komisjoni pildist, mis erinevad osapooled AKISes on olemas. Siin all see pliit on see, mida me ise joonime. Paremal nurgas on pilt Maaeluministeeriumi ühise põllumajanduspoliitika strateegikava väljatöötamise töögrupi joonistustest. Ja see üleval paremal nurgas on viimane ja värske siis AKISe rahvusvaheline riigikirjeldus, kus paljudel riikidel anti ülesanne joonistada üles erinevad AKISe osapooled. Minu jaoks nendes piltides on tõsine erinevus see, et kas keskenduda siis organisatsioonidele, keskenduda ülesannetele, nagu on nimeks koolitaja või konsulent või nõustaja, või siis mõtelda selle peale, et erinevatel inimestel on palju rolle ja oluline on see, mida me teeme info loomiseks, jagamiseks, vahetamiseks.
Ja eelmisel nädalal ühel rahvusvahelisel seebiseminaril kirjeldati just 2 erinevat lähenemistüüpi süsteemide kirjeldamisele. Üks võimalus on kirjeldada süsteemi staatiliselt, nimetades ja kirjeldades organisatsioone, kui suured organisatsioonid on, mida nad teevad, kas nad on hea struktuuriga, kas nendel on puudujääke. Teine võimalus on kirjeldada süsteemi läbi suhete. Millised organisatsioonid suhtlevad, kui tihedalt nad suhtlevad, kas on suhtlemise takistusi, kas nad on avatud teineteisega ja kas see teave, mis seal omavahel jagatakse, on sisukas ehk siis kasutatav ja rakendatav või on siin takistusi, millega rohkem tegeleda. Ja samamoodi toodi välja üks nagu süsteemne või mõtlemisviis erinevate selle protsesside toetamise võimaluste peale ja nimetati ära 4 lähenemist toetamisele. Esimene võimalus, approach 1 on siin kirjas, on see, mis keskendub ideede kogumisele, ideede leidmisele ja et kas siis neid ideed võivad kunagi jõuda innovatsioonini või uuendusteni või uute tavadeni. Teine tee on võimekuse arendamine ja see hõlmab siin nii siis inimeste koolitamist kui reaalseid teadusprojekte. Lähenemine 3 räägib teabe levitamisest ehk siis kuidas olemasolevat teavet viia järgmiste kasutajateni. Ja 4. lähenemine on võimalus, et keskenduda terviksüsteemile vaatamisele. Et kui mõelda seda, et ühelised on toetamise stiilid, teine see, et millest AKIS koosneb, see innovatsiooni ja teadmiste süsteem koosneb, siis välja toodud on seal ka 4 lähenemist. On inimesed, kes selles süsteemi hoiavad, teiseks institutsiooniline ülesehitus, 3. erinevad võrgustikud, kuidas need võrgustikud omavahel töötavad ja kas on piisavalt, kas ma ütlen, taristut, institutsioone, kes sellega tegeleda saavad. Üks asi on iseenda või Eestis välja mõtelda, kuidas me kõige paremini töötame, aga teiselt poolt on selline kerge surve ka Euroopa Komisjoni ja rahastajate poole pealt, et selline võrgustik hästi toimiks. Ja minu teada Euroopa Komisjon plaanib juunikuust mõningaid veebiseminaride korraldamist, et liikmesriikide vahelist kommunikatsiooni parandada ja ühesuguseid või sarnaseid mõtlemisi siis tekitada. Ja jõuame selle juurde, mis me eelmine kord tegime ning mõtleme sellele, kas me oleme kuhugi maale edasi jõudnud. Tol korral vaatasime, mõtlesime välja selleks, et mis innovatsioonivõrgustik või ütlesime meie keskkond selleks, et hästi teabe leviks ja uuendused tekiksid. Millised on need meie eesmärgid, mida me saavutada tahame? Ja välja tulid 5 suurt eesmärki. Jätkusuutlik põllumajandus, kõige suurem ja laiem põhimõte. Ma võiks küll ütelda, et mitte ainult põllumajandus, vaid võiks lauda mõelda, et jätkusuutlik maamajandus. Teine eesmärk kirjeldasime oli sõltumatu ajakohane nõuanne, nõustamissüsteem. 3. rääkisime vitaalsest jätkusuutlikust maapiirkonnast, kuidas organisatsioone, kuidas inimesi ergutada, kuidas neid kaasata. Ning 2, 4 ja 5 eesmärki, üks on siis innovatsiooni tahtlikkus või soovide parandamine ja teiseks selle innovatsiooni toetava struktuuri tekitamine, siis need on, tuli välja, et need 2 erineva grupi eesmärki olid päris lähedaselt ja töötasid omavahel koos. Neid eesmärke vaatasime või täpsustasime 3 töörühmas, teadlaste poole pealt, konsulentide poole pealt ja vabaühenduste poole pealt. Ja innovatsioonivõrgustik selline jäi sulandus nende gruppide taustatööle, sest võrgustik iseenesest sellisena ei ole oluline,
Olulisem on see, et neil tegevused toimiksid vastavalt sellele, kuidas parajasti Eestil vaja. Nüüd on see hetk, kui ma palun inimestel kaasa töötada ja annan sõna Triinule. Triin, sina olid meil eelmisel laagris olemas ja meie palun sinul seda tulemust või kirjeldada, mis toimus või siis mis sinu hinnangul praegu veel aktuaalne on ja milles on vaja edasi minna? Ja tervist, et tere kõigile minu poolt, et Anna palus teha nii-öelda selles konsulentide töörühmas siis nii-öelda ettekande, et nendel 2 päeval, mis me seal siis olime, et siis meil oli siis konsulentide töörühm nii-öelda. Selle siis nii-öelda eesmärk oli see, et kuidas nii-öelda siis selle innovatsioonitegevuste raames siis nii-öelda tulevikus, et milliseid tegevusi nii-öelda siis konsulendid võiksid teha ja mis on nagu just selles innovatsiooni temaatikas sellised olulised teemad, et see nõuandesüsteem ja kõik see konsulendi teenused on üks suuremaid teema. Aga me selles suhtes nii-öelda seda nõuandesüsteemi kui sellist ei käsitlenud, et me vaatlesime nagu selle poole pealt, mis on just nii-öelda nagu nõustamise osas tulevikus oluline, et mis siis nendest peamistest eesmärkidest lähtuvalt. Ja me siis jõudsime selleni, et me siis nii-öelda formuleerisime sellist 5 peamist tegevust, mis siis nii-öelda konsulentide vaates tulevikus kindlasti on olulised. Et ma ei tea, kas ma nüüd loen siin kõik punktidena ette, aga siin tegelikult mõnes mõttes korduvad, et kuna me nii-öelda lähtuvalt sellest ülesande ülesehitusest nii-öelda pidime siis andma erinevatele osapooltele erinevad rollid, et kõik ei saa teha kõike. Et kuna siin see võrgustik on hästi suur ja lai tegelikult ja erinevate osapooltega, et siis need rollid peaksid olema jaotatud. Et aga mida me nagu ühiselt leidsime, et mis on kindlasti oluline, on nii-öelda innovatsioonimeetmete, sealhulgas siis innovatsiooniklastrite nii-öelda edasiminek nii-öelda järgnevas perioodis. Et kuna need innovatsiooniklastrid on üles ehitatud ikkagi teaduse ja tootja koostöös, et mina ise olen 2 aianduse tegevuskavas nii-öelda siis tegelikult meil on nagu päriselt kaasa tehtud selliselt, et kõikide teemade lõikes katsed toimuvad tootjate juures, need katsed ongi tootjate juures tehtud, need analüüsid, materjalid kõik nii-öelda siis toimuvad nii-öelda koos, näiteks proovid ja kõik selline pool tehakse nii-öelda tootja põldudel, et meil on siin erinevaid nii-öelda erinevatest teemadest need katsed ja need on kõik tootjate juures toimuvad. Teadlased nii-öelda siis tootjate juures koguvad need andmed, et kõik taolised nii-öelda need rakendusuuringud ja nendel on rakendusuuringutele suunatud meetmed, innovatsiooniklastri meetmed, uued tavad protsessid, siin erinevad alameetmeid selles perioodis on, et siis need on tegelikult väga vajalikud, et tulevikus ka jätkuksid. Siis nõustajate koolitamine, just nii-öelda praktilise poole pealt koolitamine, et siin on olnud teemaks palju seda, et kuidas nii-öelda konsulendid oleksid nii-öelda päris elus nende katsetega kursis. Et ei oleks niimoodi, et me lihtsalt nagu loeme neid kuskilt PDF-ist, eks ju, kui see katse on nagu kokku pandud ja nii-öelda katse on nagu lõpetatud. Aga nii-öelda konsulendid, kes siis saaksid nii-öelda ka nendes rakendusuuringutes ise ühe osapoolena osaleda. Et siin oli meil nagu see peamine fookus, et siin on siis nii-öelda toodud ka siis välja, et koostöö siis Maaülikooliga ja nii-öelda teiste organisatsioonidega. Nagu tõenäoliselt ja muidugi puudutab nagu rohkem nagu taime loomakasvatuskonsulente, et mina ise näiteks nii-öelda finantsmajanduse konsulendina ei tunneta seda, et nagu seda nii palju vaja on. Aga nii-öelda nende uuringutega nii-öelda kursis olek ja see on kindlasti vajalik, aga just nii-öelda loomakasvatuskonsulendid ja taimekasvatuskonsulendid on seda soovi avaldanud, et tegelikult nad tahaksid nii-öelda nendes ülikooli protsessides ka natuke rohkem olla kaasatud nii-öelda, et just et nendes katsetegevuste pooles. Siis nõustajate ja teadlaste ühised siis nii-öelda põllukülastused siis nii-öelda, et just nagu et konsulentide koolitamine toimub ka siis nii-öelda ettevõtetes koha peal. Et seda nii loomakasvatusettevõtetes kui ka siis nii-öelda taimekasvatusettevõtetes.
et reaalselt saabki nii-öelda siis nende põldkatsetega tutvuda ja noh, nii-öelda võtta nendest sedapidi osa nii-öelda just nagu, et praktiliselt käsi küljes. Siis teadmiste reservuaar, et kuhugi kõik see suur materjal, mida meil siin paljud väga head oma valdkonna spetsialistid toodavad, et nii-öelda kindlasti selline andmebaas, et see on jätkuvalt vajalik, et meie nagu nägime selles pikk.ee-d, et see juba täna sisaldab väga mahukat materjali ja seda me näeme, et me nägime, et ei ole nagu mõtet küll ümber teha ega nii-öelda muuta. Et sinna siis nii-öelda seda sisu juurde koguda. Ja selles 5. punktis, ma seda nüüd nagu väga hästi ausalt öeldes ei mäleta, aga me nüüd siin Leho pandud kohe esimeseks, et me tõenäoliselt nägime siis nii-öelda, et Leho on nüüd nagu see nii-öelda free actor, et kes siis nagu kõikide osapooltega, Lehot küll ise teisel sellel korral ei olnud, aga me oleme siin siia igale poole pannud, et sellepärast me nagu just nägime sind nagu selle inimesena, nii-öelda, kes siis nende erinevate osapooltega seda suhtlust korraldab ja et nüüd siit nii-öelda jätkutegevused edasi läheksid, et siis peab olema keegi selline inimene, kes nii-öelda seda nii-öelda organiseerib ja korraldab, et need asjad ka siis nagu päriselt tehtud saavad. Et mõttekäik oli selline, et mis tänased need arengud, et selles kontekstis, ma ei tea, innovatsiooniklastrid meil lähevad praegu edasi, et see koostöö tootjatega toimub meil edasi. Koolitustest osavõtmine on praegu siukene üsna raskendatud, et rohkem veebipõhised, et sellised kohapealsed külastused praegu ei ole lihtne teostada. Ja eks pikk.ee ju toimib ka, et sinna andmeid kogutakse nii-öelda. Aga ütleme, et võib-olla selline, mis ma tahaksin siia infona nagu juurde tuua, on see, et ma osalesin ühel koolitusel või nagu koosolekul, siis, kus PRIA siis tutvustas nii-öelda enda selliseid uue perioodi nii-öelda seda siis arengukava ja kuidas siis seal nendel on planeeritud, et siis tegelikult nii-öelda e-PRIA soovitakse ka viia kõik nii-öelda teadmuste põhiseks, et see PRIA andmebaas nii-öelda on oluliselt rohkem seotud erinevate organisatsioonide andmetega, mis siis põllumajandustootjatelt kogutakse. Vabandust, mul läheb häälda nagu over. Ja siis sellest nii-öelda andmebaasis siis tahetakse teha selline teadmuste põhine e-PRIA, mis on nii-öelda ka nõustava funktsiooniga, et kus siis tegelikult konsulentidel nähakse ka väga olulist rolli, et nii-öelda PRIA poolt on see selline andmete kogu nii-öelda ja see siis seotakse nii-öelda konsulentide süsteemiga, et mille baasil ka siis konsulendid nii-öelda võiks saada anda nii-öelda paremat nõuannet, et selle e-PRIA nii-öelda teadmuste põhise e-PRIA siis see põhimõte on, et tõuseks siis põllumajandustootjate majanduslik jätkusuutlikkus ja konkurentsivõime. Et see oli üsna revolutsiooniline, aga see oli nagu päris äge ja tegelikult nagu sellise, et see e-PRIA, see teadmuste põhine e-PRIA sobiks nagu sellesse pilti ka väga hästi. Et kohe kasutan võimalust küsida, et kontrollin üle see PRIA revolutsiooniline kava, et see oli kirjeldatud kui kavana, mõttena või siis reaalse tegevusplaanina, mis on juba hakatud tegutsema või tegevustesse viima? Reaalse tegevusplaanina, et nendel nii-öelda baastegevused on planeeritud ära teha 2 aasta jooksul, aga nii-öelda vist see kogu mudeli pikkuseks oli nendel pandud nagu 7 aastat, aga selles suhtes, et ikka nendel on täiesti nagu reaalsed tegevused selles suunas tegelikult juba tehtud. Et need näited, mis nad olid juba välja töötanud, et seal olid siis toodud ka selle teadmuspõhiste suundade osas ka siis nii-öelda sellised näidislaidid, kuidas seda mõeldud on, et siis ütleme, et siin ideest ikka kõik see on nagu päriselt nii-öelda välja töötatud ja nii-öelda nähes seda seltskonda, kes seda nii-öelda nagu teeb, et siis see on kindlasti elluviimisel. Okay. Väga huvitav selles mõttes, et toimuvad paralleelsed arengud, ma ütleks selle peale. Jah, just. Et sinna võiks nüüd saada nii-öelda konsulendid ka selles suhtes nagu haaratuks, et konsulendid saaks nii-öelda ka selles arendamisprotsessis nii-öelda enda panust anda. Aga see oli ikkagi midagi tõeliselt huvitavat. Mina olin nagu selles suhtes ikkagi väga-väga üllatunud, mitte nagu kuidagi moodi halvas mõttes ei taha öelda, aga et nii-öelda ametkonnalt nagu midagi nagu nii revolutsioonilist tuleb, et ma olin ikka täitsa hämmingus.
kas meil on osalistest kedagi, kes tahab küsida või kas meil on mingisugused küsimusi tekkinud siin grupi poolt? Mina tahaks küsida, et hetkel ei paista. Hetkel ei ole chatis, jah. Selge. Aga mina tahaks küsida, Triin, sinu käest seda juurde veel, et nõustajate koolitamine ja nimetada, et oleks katsetega kohe algusest peale kursis või oleks näha võimalik seda koha peal. Et kas sina oled tähele pannud sellist asja, et sellistesse innovatsiooniprojektides väga konsulente kaasa ei tahetaks, et nagu oleks võimalik, et konsulendid seda kogunevat teadusinfot või innovatsiooni arendamise infot siis viivad liiga vara edasi teistele kuhugi laiemasse kohta, et kas kardetakse andmete turvalisuse pärast? Ma arvan, et ei kardeta andmete turvalisuse pärast, et ma arvan, et aus vastus on eelarve küsimused. Et miks me nagu ei ole nagu nii-öelda nendes, ütleme, et me oleme nagu kaasatud nii-öelda siis seal kuskil väga-väga lõpus, eks ju. Et tegelikult isegi ütleme mingitest asjadest, mina näiteks ka sellest aianduse innovatsiooniklastest ma tegelikult näen võimalusi, et saab arendada täiesti nõuande teenuse nii-öelda paralleelselt välja. Aga ütleme, et siin on nagu nii-öelda inimressursi võib-olla teema, et lihtsalt, et see jõudlus pole nii suur ja teistpidi mõtleks küll, et pigem kui konsulendid nagu väga nagu eelarvesse, et eks need tegevused on ikkagi kõik nagu väga piiritletud ja et see on väga üks probleem. Et ma arvan, et see info jagamine mingisuguses väga varasemas faasis, et ma ei tea, siin on ka Priit ja Ulvi, eks ju, et nad võivad seda juttu nii-öelda juurde kommenteerida. Ma arvan, et ma ei usu, et see tegelikult nagu väga teema on. Et ütleme, et ikkagi need konsulendid, kes juba lähevad nagu sellele tasandile, et nad tahavad ollagi nii-öelda nendes rakendusuuringutes nii-öelda katsetegevustes nagu päriselt sees. Et siis need on ikkagi päris kõrge professionaalsusega konsulendid, kes on nagu väga heal tasemel ja selles suhtes annavad endale ka väga hästi aru, et mis infot millisel tasandil nii-öelda jagada saab ja millal. Ma kasutan ära seda, et Marika meil siin oled, et Marika, ma tahaks sinu käest küsida, kas sina oled täheldanud sellist teadlaste poolset tõrksust oma valdkonnas konsulentide kaasamisel, koolitamisel? Et kuni Marika otsib siis mikrofoni lahtivõtmise kohta äkki Leho, kas sina oled tähele pannud mingisugust sellist tõrksust? Oota, tõrksust mille suhtes? Et kas ollakse valmis konsulente kaasama teadustöödesse, innovatsiooniprojektidesse? Ma usun, et Triinul on selles mõttes õigus, et selle peale lihtsalt ei taheta seda projekti raha nagu kulutada. Aga teisest küljest ma ise seal eelmise nädala selles rahvusvahelisel seminaril seal ise tegelikult tõin selle sama ka välja, et põhimõtteliselt on need huvid kohati nagu vastu käivad. Et tootjate huvi nendes projektides osalemiseks on ikkagi saada mingisugune, mis see nüüd eesti keeles on siis, mingi eelis. Ja konsulentide number 1 selline nende tööst tulenev tahtmine, soov ja vajadus on jagada teistega seda informatsiooni ja nõustada teisi. Nii et seal võib olla lihtsalt põhimõtteline vahe. Aga ma arvan, et siin Eestis praegu meil küll tegelikult jääbki enamus asju jääb lihtsalt selle taha, et selleks ei ole nagu selles projektis raha ette nähtud, et konsulendid seal osaleksid ja tegelikult meil ongi ju väga vähe on täna nendes klastrites ja rühmades on konsulente. Mitte, et kõik konsulendid tahaksid ja peaksid ja seal osalema, aga neid võiks rohkem olla. Okay. Et kuna meil Priit ja Ulvi siin mõlemad on sellised, kes on samal ajal teadlane kui konsulent, siis teiega on nagu lihtne see. Ja korra. Palun. Et jah, ma olen nõus sellega, et tõrksust tegelikult ei ole ja näiteks kui meil oli eraldi programm mitte aianduskonsulendile koolitused, siis sai kõiki neid oma katsete tulemusi
tutvustatud siis mitte aianduskonsulentidele ja see ei ole probleem, et katsed on algjärgus, sest konsulent on mõistusega olend ja saab aru sellest, et see on 1 aasta tulemus ja see ei ole püha tõde ja see on arenev protsess, et see ei ole probleem, aga pigem tõesti see, et ma ei hakka keset suve lihtsalt heast peast kutsuma kokku konsulente, et nii, tulge nüüd kõik, vaadake minu katset, et see nõuab mingisugust eraldi struktuuri või eraldi ettevõtmist. Et see on pigem see probleem. Okay. Ka Marget on tulnud kommentaar, et ka tema ei ole tõrkust tajunud ja et osa oleks muidugi meeleldi, aga tahaks teada kindlasti, mis on tema roll ja kuidas ta kataks kulud. Okay. Ma olin ka mikrofoni sisse, et hetkel ühes sellises lihaveiste sellises klastris ma ka osalen ja sinna mind kutsuti, anti kindel roll, teavitati, mida ma pean tegema. Olin ka ise huvitatud ja sain ka teada, millised siis on need kulutused ja kuidas need minule siis kaetakse. Et selles mõttes on nagu koostöö olnud meeldiv. Et loomulikult olen täiesti nõus eelkõnelejaga, et kuidas konsulent leida, kes oleks nagu teemast ka siis huvitatud ja hea meelega kaasa lööks ja oma oskusi ka selles näiteks saaks avaldada ja kaasa lüüa. Okay. Et juhul, kui on võimalik kaasata, siis seda tehakse, see on aga eraldi vaev, mis siis, tuleb nagu eraldi tähelepanu pöörata sellele, et seda saaks siis korraldada sellist kaasamist ja teabevahetust. Okay. Ja mis ma veel tahaks öelda, et näiteks selle sama käigus ma olen ka ise õppinud ja selle sama protsessi käigus olen ise õppinud ja ma olen saanud juba selle protsessi käigus kasulikke selliseid näpunäiteid, juhtnööre juba jagada ka neile, kes selles ise, need farmid, kes ise selles juba osalevad ja ka sealt, mis tulemusi on juba tulnud positiivseid, häid, olen seda saanud ka juba natukese haaval jagada huvilistele. Et minu meelest on see minule kui konsulendil olnud päris positiivne roll ja sealt seeläbi ka tootjatele. Seda on nii hea kuulda. Aga hetkel liigun edasi ja räägiks sellest teaduse töögrupist ja nende poole pealt välja toodud teemadest ja võimalikest arendustest, kuna sellest projektist annab meil ülevaate või sellest töörühmast annab ülevaate Annika. Siin on märkid üles. Mina iseenesest tegelikult teadusega otseselt ei tegele, aga kuna Evelin Loik kahjuks ei saanud osaleda, siis võtan julgelt sõna teadlaste nimel. Ehk siis lühidalt, mis on kirjas postril ja mis on kirjas siinsamas kõrval seonduvalt ka Triinu ennete kommentaaridega ka teaduse poolelt nähti, et on oluline nõustajate koolitamine või just need persoonid, et kes koolitavad nõustajaid. Et see teema on oluline samamoodi teadusinfo ja nõustajate omavaheline siis seostamine. Siis on üldiselt samamoodi nagu eelnevalt mainitud teabesalve arendamine, et siin on nähtud sellena eelmisel selle laagris siis big.ee-d. Et seal on nii mitmed alateemad, et parem ligipääs teadusinfole, bakalaureuse magistritööde avaldamine või siis linkimine vähemalt Maaülikooli lehega ja siis näiteks big.ee-ga. Mainiti ka maainfo.ee ehk siis Põllumajandusuuringute Keskuse selle alalehe täiendamist, et selle bakalaureuse ja magistritööde tulemustega. Siis koostöö just teadlaste, põllumajandustootjate, töötajate ehk siis nende sektori inimestega, nõustajate omavahel, et see vajab parandamist.
siis oli avalik maine ja kuvand, siin ka kasutada teadusagentuuri abi, aga just, et põllumajandus ja siin ka põllumajandusharidus ja siis põllumajandusvaldkonna teadus, et seda kuvandit parandada, et see kipub olema natukene selline aegunud. Praktiliste kokkuvõtete kirjutamine toodi välja konkreetse tegevusena, mida saaks võib-olla teha just nimelt teadustöödest, mingisuguste lühikokkuvõtete kirjutamine, see läheb samamoodi kokku selle parema info levitamisega ja ligipääsuga teadusinfole. Kuvandiga kokku läheb seesama sotsiaalmeedia kasutamine ja ma arvan, et lühidalt see võtab kokku selle ilusa postri siin. Ja ma ei ole nüüd küll ise just nimelt teadlane, nagu mainitud, aga kõik need asjad tunduvad tänases vaates ikkagi aktuaalsed. Ma muidugi mainiti üks oluline asja, mis mul ei praegu ütlemata, oli see uued kriteeriumid teaduse ja teadlaste hindamiseks, et ei oleks ainult selle teadusartiklite avaldamise põhjal, vaid et kui me tahame, et teadlased teeksid rohkem koostööd konsulentidega või konkreetselt põllumajandustootjatega ja kõikide muude sektorite asutustega, et siis seda tegevust saaks kuidagi arvestada ka nende teadlaste taseme hindamisel. Sest et kui me neilt nõuame ainult teadusartikleid, siis paratamatult neil ei jää muudest teaks nii palju seda nii aja või raha ressurssi. Ja, aga kõik need asjad on täna ka aktuaalsed, ma hindan. Ja, et kas keegi tahab võib-olla rohkem seotud teadusega midagi siinkohal kommenteerida. Vastuvaidlemist ilmselt ei ole, loodame, et ei ole, kõik on nõus. Et Priit ja Ulvi, kuna teie olete nii mitmes rollis siin meil täna, kas teie oskate ütelda, et kas midagi on aasta jooksul muutunud siis nendes nimekirjas või mis on muutunud üldse teadusinfo loomise ja jagamise poole pealt? Ja tegelikult ma küsiksin Eve sinu kommentaari ka korraks, et äkki oma valdkonnast nimetad, kas see on, mis siin nimekirjas on, siis aktuaalne äkki veel? Ulvi, ma näen, sa võtsid mikrofoni lahti, äkki sa oled valmis ütlema? Ja mul ei ole teile rõõmustavaid uudiseid, teadusmaailmas ei ole midagi muutunud. Mina sain endale just oma atesteerimise paberid ja ainuke suur mure on see, et kas meil ikka on rahvusvahelisi doktorante, et kas me ikka võtame neid sealt kuskilt Nigeeriast ja mujalt ja kus on tähtsad teadusartiklid, et ega ikka väga mind, ühesõnaga kõik see, mis ma teen nõustajana ja praktikuna, on mulle teadlasena pigem kahjuks. Karm hinnang. Eve, kas teie teaduses on ja vesiviljelus on sama karm? Teadusmaailm on meil üks siin Eestimaal, et kui ma mõtlen selle peale, mida teadlased kõik peavad tegema, et esiteks, kui me alustame sellest, et nad on projektipõhised ja kalanduses teatud määral, vähemalt ma tean, et kalanduses on nad eriti projektipõhised, kõik mis puudutab, ütleme siis rakendusuuringut ja Eesti-sisest vajadust, et siis nende kõrvalt teha õppejõutööd ja juhendada magistritöid ja teha võib-olla mingisuguseid sotsiaalmeedia postitusi ja osaleda rahvusvahelises teaduskoostöös ja nii edasi, ja seda siis mitte ainult ühe võib-olla 10 projekti raames, et siis on päris suur väljakutse. Aga et mis ma siin vaatasin seda slaidi, et siis mul tekkis küsimus, et me räägime siin nendest bakalaureuse ja magistritöödest ja paremast ligipääsust teadusinfole ja teadusteemade kogumisest ning kokkuvõtetest, et kas siin all on mõeldud nüüd ka rahvusvahelist teadust, mis selles valdkonnas on tehtud või pigem on mõeldud, 'tud, 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 'tud
Et nii palju, kui ma mäletan sellest töögrupist, siis toodi välja pigem just nimelt selle Eesti-poolse bakalaureuse magistri poolt, et mis meil Eestis siin juba tehtud on, sellest pole infot. Et üldise sellise mõttena, et kuidas teadusinfo liiguks, siis see on pigemalt oli arutluse all selle teabesalve või üldise kommunikatsiooni all. Aga siin on see baka ja magister toodud välja ekstra, et selle tuleb eraldi tähelepanu pöörata. On mul õigus, Annika, mäletad see? Selles mõttes pigem jah, et siis kui meie selles ringis oli, siis me niivõrd ei eristanud omavahel, et kas on välismaine või Eesti-sisene tegevus, aga just probleemina see, et me ise ka ei kipu teadma, mis meil siin Eestis tehakse või on tehtud. Et pigem rõhub ikkagi Eesti-sisestele tehtud töödele tulemustele. Et lihtsalt kalanduses on mõned valdkonnad, mida me võib-olla Eestis veel nii väga ei uuri või ei olegi selle valdkonna nii-öelda teadlasi, sest et see teaduspool nii palju areneb, et seetõttu jah, kalanduse jaoks oleks just see rahvusvaheline pool teatud aspektides nagu hästi oluline, et mis just seal need viimased teadusinfod on ja kuhu on jõutud ja milliste tehnoloogiatega ja nii edasi, et siis et see tuleks kindlasti nagu kasuks. Pille olen. Ja, et ma olin ka osaliselt selles grupis ja ma mäletan seda, et kui me rääkisime sellest bakalaureuse magistritööde avaldamisest, oli ka see vaatenurk, et kui me tahame saada noori hakkajaid inimesi maapiirkondadest ka teadust tegema ja nii-öelda viima neid teadmisi uuesti tagasi sinna kogukonda, et siis võib-olla selles osas peaks seda infot regulaarsemalt nendele ka jagama, et need samad lühikesed kokkuvõtted magistritöödest, et need võiksid olla seal kohalikus ajalehes või ajakirjas kuskil ja need samad lõputööd kaitsmise info, et mitte ainult seal ülikooli kodulehel isegi pikki ees, vaid et ka sellekohane nii-öelda info võiks sinna kohaliku ajalehte tulla, kus siis võib-olla see üliõpilane ka pärit on ja nii edasi, et natukene selline, et kas järeltulev põlvkond juba oleks natuke häälestatud selleks, et milleks sellist tööd üldse teha, kuidas need tulemused ka võib-olla ellu viia ja nii edasi. Siuke mõte oli ka nende avaldamiste osas. Väga äge täiendavus sellele. Tohin ma ka täiendada veel? Pille pani mu mõtte jooksma, et millest veel nagu hästi palju räägitakse rahvusvahelistes konsortsiumites on nii-öelda kodanikuteadus. Ehk siis, et kaasatakse nii-öelda lihtsaid kodanikke teadusprojektidesse, seal kus võimalik loomulikult. Ja seda just sellepärast, et meil on endal tavakodanikena juba hästi palju erinevaid selliseid seadmeid, mida nagu kasutatakse. Või kas või ma mõtlen, kui ma näiteks kalurid lähevad merele, eks ole, nendel on ka erinevaid seadmed, et kui on mingisuguseid vaja teha mingeid mõõtmisi või mingisuguseid proovikogumisi või mingid sellised asju, et siis et saaks nagu kaasata tavakodanikke või siis läbi mingite küsitluste ja kõige muu, et see on nagu ka see, kust nagu kaasata nii-öelda nii noori kui siis maapiirkondade elanikke, et vähemalt nii palju nagu rahvusvahelisel poolel sellest nagu räägitakse, et nii-öelda kodanikuteadusest ja nende ehk siis kodanike kaasamisest teadusprojektidesse. Ja mul oli üks täiendus veel nüüd selle poole pealt, mida siin Ulvi ja teised ka ütlesid, et kuidas ikkagi seda praktilist teaduse tegemist ja praktilist infovahetust, kuidas me jõuame küll selleni, et seda ka väärtustatakse samaväärselt nagu teadusartikleid ja nii edasi, et me rääkisime juba siis ja tegelikult see nüüd ka aina võimendub, et me räägime sellest uuest teadusrahastusprogrammist Horisont Europe, et see täiendav lisarahastus väga mitmete miljonite eurode näol on tulnud just sellesse poolde, mitte nüüd see baasrahastamise pool, vaid just see
mitme osapoolega projektid ja nii-öelda see kaasamine erinevatel tasanditel, et sinna kindlasti see rahastus ka meie maaelu ja põllumajandust puudutava teadustöö tegemisel on oluliselt suurenemas ja kindlasti sellega seotult on need praktilised kokkuvõtted, millest siin räägiti, aina olulisemaks tõusmas ja ma loodan, et nende projektide kaudu kuidagi ka väärtustatakse seda teadlast paremini ja võrdsemalt kui võib-olla sellise baasteaduse puhul, et kindlasti Eesti peaks ära kasutama seda võimalust ja nii-öelda rongist mitte maha jääma, nii et tõesti see Eesti Teadusagentuuri abi võib-olla sealt, et üldse aru saada nendest võimalustest ja millised kutsungid seal mingitele teemadele on, aga lihtsalt see üldine teadmusfoon Euroopa tasandil ka liigub ikkagi selles suunas, et nii-öelda tuua praktiliselt samaväärsesse nii-öelda pilti ka need praktilised teadmised ja samamoodi ka need teadusprojektides endis need tulemid, mille järgi projektiga hinnatakse, et need ei ole ainult teadusartiklid, vaid ka need samad praktilised kokkuvõtted ja muu nii-öelda infosuhtlus, et see nii-öelda võrdsematele alustele nii-öelda tuua. Et selline väike arutelu oli meil tol korral ka juba, et peaksime rohkem enda jaoks ka teadusasutused võib-olla, kes teevad klassikalist nii-öelda sellist baasteadust, võiks rohkem teada seda infot, et mida pakub Horisont Europe'i nii-öelda programm siis ka näiteks teiste selliste kaasamismeetodite läbi, et on need siis need multiaktorprojektid või temaatilised võrgustikud, et kindlasti me siis rongist maha ei jääks. Et sellest Euroopa multi-actor approach'ist või mitme osapoolega võrgustikest me räägime siis päeva nagu teisel poole peal, et millised kogemused seal kaasamistega seoses on. Küsin korra üle, kas meil on need oma meeskonnas on mingisugused tähelepanekuid hetkel praegu? Eitavaid pea raputasin hetkel, aga küsin, et kui me räägime seda kodaniku teadusest, et Kaja, kuidas sina oma siis piirkonnas tunned, et kas kodaniku teaduse või kaastööd innovatsiooniprojektides või rahvusvahelistes projektides, kuidas sa näed, et kuidas seda ära kasutada saaks piirkonnas? Sellise keeruka küsimuse viskad kohe siia, aga kuidas ära kasutada piirkondades selles mõttes, et ma ei tea, mina ikkagi näen seda, et see info liikumine on oluline, et kust tuleb info, et mingisugune projekt on algatatud, mis teemal, et see kuidagi see link on nagu kauge, et või ma ei oskagi öelda, et kas ta puudu kauge ja igasugune pilootimine muidugi on alati nagu, kui on vähegi sihuke projekt, kus kannatab nagu pilootida, et isegi teinekord, ma ei tea, mingites aruteludes osalemine ja selline võimalus on nagu ju ka piirkonna mõttes ikka nagu aitab seda mõtet edasi kuidagi. Ma ei oska sulle praegu vaadata. Et kohalikes tegevusgruppides või liidertegevusgruppides on neid liiderprojekte, mis on ka innovatsioonile suunatud olemas, et kas seal koostöö mingis mõtteid võiks edaspidiseks mõtelda? Ma loodan, ma arvan küll selles mõttes, et ma nagu mõtlen, et neid näiteid tegelikult liidris on, eks ju, et võib-olla oota, ma räägin praegu. Et pigem mina nagu nüüd selle perioodi pikendamise mõttes ja lisavahendite tekkimisel ka mõtlen selle peale, et tegelikult võiks kuidagi nagu kohalikul tasandil ka mingit innovatsiooni teemalist võrgustikku algatada või kuidagi nagu kutsuda selliseid ärksamaid inimesi kokku ja kuidagi sealt mingit sünergiat tekitada. Okei. Aga nüüd ma annaks praegu edasi sõna Kerlile, kes järgmist töögruppi tutvustab, mis on just nimelt nendes kohalike võrgustike ja kohalike kogukondade ja vabaühenduste võimestamisega osas. Kerli. Suur aitäh, oleme näha ja kuulda. Ja. Nii, siin eelnevad arutelud on juba nii põnevad olnud ja mul on siin endal ka mõned märksõnad, mille juurde võib-olla on õige aeg just selle pildi juurest tagasi tulla, aga võib-olla jah, lühidalt organisatsioonide või kohalike vabaühenduste siis teema kohta, et meie siin lähtusime siis sellest, et
me panime paika eesmärgi ja eesmärk oli meil siis või mis on ühendusmärgiks olekski siis see, et rohkem inimesi oleks siis võrgustunud või ühendunud. Ja meil oli siis täpselt niimoodi siis määratletud, et meil olid siis külmad protsessid ja meil olid siis soojad protsessid. Külma protsessina me nägimegi siis seda, et liikmed ehk siis needsamad põllumajandus- või farmerid siis siin pildil, kasutan neid sama sõnu, et nendel on siis kohustus olla erinevate vabaühenduste liikmed, et paremini siis seda võrgustumist koordineerida. Et see on selline külm meede ehk siis kohustuslik liikmes olemine oleks siis aitaks seda, et meil oleks siis ligipääs rohkematele või tähendab info ligipääs rohkematele siis maapiirkonnas siis nii põllumajandustootjatele või teistele maapiirkonna ettevõtjatele. Teise siis ühesõnaga sooja protsessina me tõimegi siis siit välja erinevad siis positiivsed näited, kokkusaamised, aktiivne õppimine, mis aitaks siis täpselt samamoodi liita inimesi ja ühendada neid sinna AKIS-e võrku. Et vabaühenduste võib-olla see kõige suurem roll ongi pakkuda seda silda või platvormi erinevate ametkondade, teadusasutuste kui ka Euroopa Liidu tasandil. Meil näemegi tihedat koostööd siin nende erinevate siin pildil siis välja toodud institutsioonidega, kui ka kindlasti koostööd ka siis erinevate või tähendab siis konsulentidega, spetsialistidega ja ma kahtlen, et see oli mu enda käekiri, mida ma ei oska siit välja lugeda, aga seal keskel oli veel keegi oluline, keda ma pean kahjuks nüüd jääma teile vastuse võlgu. Aga selles mõttes võttes nüüd kokku kõik eelnevat nii siis nõuande teemat, mida Triin rääkis ja tõi siia ka selle PRIA pilti, et ka meil oli siis meie organisatsioonil oli võimalus kuulda PRIA uusi mõtteid, nii nagu ka Triin ütles, oli meie jaoks väga üllatuslik, täiesti uus lähenemine PRIA poolt. Ja selles kontekstis tulevikuvaatena ma tooks ta täiesti siia ühe mitte enam Maaeluministeeriumi ametkondade alla, vaid tooksingi välja eraldi siis asutusega, kus see koostöö peab tihenema. PRIA meile ettekandes ka nägi ennast juba AKIS-e siis selles samas ringis. Nende siis nägemus ongi see, et nemad senisest kuidas öelda siis toetuste andvast ja kontrollasutusest liiguvad informatsiooni ja ka registrite ameti suunas, nii nagu ka nende nimi on, et nemad näevad, et nad tulevikus ikkagi kogu selle kogutud informatsiooni põhjal hakkavad siis pakkuma erinevaid tööriistu põllumajandustootjatele, mis aitab siis neil siis tehagi paremaid ja jätkusuutlikumaid otsuseid. Aga vabaühenduste koha pealt seesama siis kodaniku teaduse teema, mis siin eelnev ettekandja siis või siin arutelu juures tõusis, ma arvan, et ka siin on vabaühendustel väga oluline roll, sest meil ongi ju nii kohalike piirkonna organisatsioonide näol on see liikmeskond, kellele seda infot edastada ja ka Keskliidus, et meie kõige suurem siis töö peakski olema sellele, et me siis jagame ja vahendame siis professionaalselt, et siin on ka tegelikult, kui me räägime siin innovatsioonist, siis me täna ka näeme, et ka vabaühendused või organisatsioonid täna vajaksid innovatsiooni oma siis tegevusprotsessides, et olla veel efektiivsemad oma ülesannetes. Et kindlasti see on üks võimalus, kuidas siis seda crowdsourcingut või siis seda kodaniku teaduse temaatikat arendada, et eks me näemegi, et mida rohkem on ju ka talunikke või põllumajandustootjaid kaasatud nendesse selle teadmise loomisesse, on ka nemad ise ju paremini
informeeritud ja kindlasti aitab ka siis neil teha paremaid juhtimisotsuseid. Aga ma ei tea, eks ma vist praegu sain kõik olulise kaetud, et kui küsimusi on, vastan neile hea meelega. Mina küsin kohe, kuidas sa näed, et sina Taluliidu esindajana oled küll väga aktiivne seda tegema, et kuidas praegu meie vabaühendustel on võimalus sellist kaasamist teha, võimekus, oskused, võimalused? Ma arvan, et kui me räägime selles mõttes organisatsioonidest, et meil organisatsioone on väga erinevaid, kindlasti meil on vaja arendada liidreid, kes neid vabaühendusi juhiksid. Et eks see kõik hakkab sellest pihta, kui aktiivsed need inimesed on selle organisatsiooni ees. Et seda me näeme ka oma organisatsioonis. See on paratamatu, et organisatsioon võib hääb koos oma juhiga, kui seal ei ole järelkasvu. Et see on nagu väga oluline teema ja kui inimesed arvavad, et see on väga lihtne, et hakkan organisatsiooni juhtima ja mul on kohe kõik oskused ja teadmised selleks olemas, siis see päris nii ei ole. Et sellepärast ma ka näen, et tegelikult ka selles samas AKIS-e kontseptsioonis ühelt poolt on organisatsioonidel, nendel kohalikel võrgustikel või ühendustel väga oluline roll, aga samas on vaja neid toetada just nende teadmistega, et mis on nende vabaühenduste siis juhtide või liidrite tegevused või tulemine, et paremini seal protsessis olla nagu kaasatud ja ka tulemuslikult tööd teha. Et see on nagu ka üks oluline teema tegelikult, millega ka me Taluliidus oleme jätkuvalt, millele me oleme mõelnud ja jätkuvalt oleme teinud mingisuguseid tegevusi, et seda olukorda parandada. Taluliit on selles mõttes hea näide, et meie oleme katusorganisatsioon, me koondame teisi organisatsioone, et meil ei ole ühti kutseliiget. Et meie peamegi nende teiste kohalike organisatsioonidega. Meil on väga tugevaid juhte, väga tugevaid organisatsioone. Samas on ka meil organisatsioone, mis kahjuks hakkavad niimoodi vaikselt kustuma just sellepärast, et seal ei ole seda järelkasvu, kes seda aktiivselt edasi teeb. Et inimesed on jäänud pensionile, arusaadavalt nad ei jõua enam sellega tegeleda, aga ei ole olnud ka võimalust kellegile seda ühendust üle anda. Et tegelikult need on olulised teemad, millega me peame samamoodi tegelema. Siin vahepeal on Pillet tulnud kommentaar, et PRIA kui AKIS-e nurgakivi kontseptsioon vajab kindlasti täpsemat diskussiooni erinevate osapoolte vahel, et saaksime aru, milline roll täpsemalt järelevalveasutusel selles süsteemis on. Et kindlasti on oluline AKIS-e protsessi julgelt kaasata erinevaid riigiasutusi, kuid siis selgelt ülesannetega. Et AKIS-e süsteemi rakendamisel on väga oluline roll ühise ja võimaliku neutraalse platvormi loomisel, kuhu koondub kokku vastav laiapinnaline kompetents. Mul on soov küsida kohe nagu abi siin kaasarääkimisel Peetrilt ja Barbilt, aga ma küsin kõigepealt Barbi sinu käest, et kui meil võiks tekkida järgmine või selline diskussioon PRIA poole pealt, sellise AKIS-e nurgakivi poole pealt, kas sa näed, et kuidas see võiks toimuda? Siin ongi nüüd see koht, et jah, ma tean, ma olen kursis PRIA järgneva arengukavaga, aga ma kahjuks ei saa ju seda enam täna kommenteerida. Et kuna ma täna enam PRIAs ei tööta, siis ma tean, et PRIA arendusosakonna ja juhtkonna inimesed on alustanud tegelikult erinevate asutustega sellist nende AKIS-e teemal mõtete vahetamist. Aga rohkem ma ei saa ju öelda, et ma tegelikult seda sisupoolt sealt nii täpselt ei tea. Jah, see on tegelikult hästi uus mõte ja see ongi selle arengukavaga seoses tulnud, et jah, absoluutselt seal ongi vaja seda diskussiooni erinevate osapooltega, et täiesti õige Pill, et jah. Barbi järgmine kord oskad meile soovitada, et keda siis kaasata meie sellist seltskonda veel juurde? Jah, ma kindlasti teen seda. Ma arvan, ma tahtsin veel lisada, et kui teil ei ole võimalus veel olnud PRIA-ga selle teemal rääkida, siis nad on kindlasti
hea meelega tutvustamas oma uut seda kontseptsiooni, et see oleks ka, see on tõesti nagu suhteliselt revolutsiooniline, mis seal on, et meil talunikke koondava ühendusena tekkisid väga suured murekohad just kogu selle informatsiooni siis kogumisel digitaalselt ja nii edasi, aga nad olid väga koostööaldis neid lähteülesandeid täpsustama, et ikkagi keegi ei jääks nagu maha. Jah, see on inglise keeles on ilus väljend, ma pidin kahjuks eesti keeles, et keegi ei jääks maha sellest, et täpselt, et kui meil oli ka see innovatsioonilaager eelmine aasta, siis seesama tegelikult meie selles grupis tõstatus ka see, et meil on väga palju, ütleme just talunikke, kes ongi selles niinimetatud ellujäämis siis, kuidas öelda? Mode, no mis on eesti keeles? Hanna, aita nüüd mind. Survival mode'is on, et kellel ei olegi selles mõttes, neil ei ole lihtsalt aega ja võimalust olla kõikide nende kogu selle uue infoga kursis ja kindlasti nende nagu töö ongi väga sessioonne, nad teevad väga palju ise põllu peal reaalset tööd, et kui see kõik läheb kuskile pilve ja neil on vaja selles mõttes nende digitaalne võimekus ei vasta nende tuleviku eesmärkidele, et kuidas siis seda olukorda nagu lahendada. Nüüd ma paluks Peeter Vahtramäe, äkki sa oled nõus mõne sõna kommenteerima, et sina meil varasemates laagrites olnud ei ole, sa oled ühe vabaühenduse esindaja. Jah, mina esindan Eesti Linnukasvatajate Seltsi ja meie nagu siit eelnevast ettekandest just välja nagu toodigi, me olemegi oma seltsiga nagu sellises seisus, kus see vana mudel enam ei toimi ja kuidas see selline liikmete ootused või et liikmete ring on nagu muutunud hästi palju ajas ja me nagu hetkel otsime neid selliseid väljundeid, et mida nagu oma liikmetele pakkuda, et just sellist linnukasvatajatele huvitavat võimalusi, mida hetkel siiani vist ei ole üldse nagu tehtud, et selles mõttes me olemegi täiesti nagu vaatame igale poole, et kus mida leida ja selles mõttes on ka see sama seminar siin minu jaoks väga huvitav, et üldse näha, et mida hakata vaatama ja millised variandid ja võimalused üldse on, et hetkel on nagu probleem võib-olla ongi selles, et linnukasvatus kui selline on Eestis ainult suur tootmine, et nagu siin öeldi, et need, kes püüavad seda asja natuke väiksemalt ette võtta, et nendel on väga raske ja ongi see survival mode kogu aeg peal, et meie siis nagu püüamegi hetkel leida neid ideid ja neid variante, et kuidas seda olukorda parandada ja anda võimalus ka väiksemas mastaabis seda tootmist teha. Aitäh, Peeter, et sa oled meiega ja oleksin kaasa mõtlemas selle poole pealt ja ehk oskad ka sina edaspidi meil soovitada, et kuidas seda võrgustikku meil Eestis siseselt edasi arendada. Kas kellelgi on veel täiendavaid kommentaare nüüd ja praegu selle eelmiste tööde tagasisideks, et kuidas ja mismoodi? Et minul on hetkel ettepanek, et me teeme 5 minutit pausi